Minu ettekanne räägib kogukonna vaatenurgast ja kui me oleme rääkinud siin energiaühistute potentsiaalist, siis me võime vaadata potentsiaali tegelikult kahte moodi. Esiteks me võime vaadata seda, et mis on ühiskonnas peituv potentsiaal selleks, et need energiaühistud saaksid loodud. Ja kui need energiaühistud on juba kord loodud, siis mis on nendes peituv potentsiaal, mis mõjutab omakorda energiaühistud või ühiskonda laiemalt. Nii et ma üritan siis läbi nende küsimuste, mis siin on, natukene valgustada seda nii palju kui minu töö ja nende ühistute ja algatustega ja hilisem analüüs on seda siis paljastanud. Kristiina alguses mainis siin 3 märksõna, mille abil me võime kirjeldada, mis asi on ühistu. Mina võtsin need märksõnad suure Prantsuse revolutsiooni aegadest, sest mis muu kirjeldab demokraatiat paremini kui siis, kui see tegelikult Euroopas ja võib-olla ka kogu maailmas sündis. Ehk siis see ühistu on selline ettevõtluse vorm, kus teenuse tarbija ja tootja on üks ja seesama. See tähendab kontrolli vabadust teenuse tarbimisel. Me üldiselt ühistutest rääkides lähtume põhimõttest, et igal osalejal on üks hääl, see on demokraatlik, ja samas see ei tähenda seda, et kasumi jagamisel või siis kulude vähendamise jagamisel ei peaks lähtuma proportsionaalsusest ehk siis kas investeeringutest, tarbimise hulgast või muudest põhimõtetest, mis saavad alguses kokku lepitud. Selline demokraatlik ettevõtmine on väga kena jutus vähemalt. Aga me näeme, et selliseks tegevuseks on nii osalejatel kui ka praegu Eesti riigil üsna mitu põhjust, miks seda arendada. Seda ei ole mõtet sundida. Me tuleme ühiskonnast, kus kohas kollektiivne koostegevus oli sunniviisiline ja me sellele arenes välja loomulikult tugev vastuseis. Aga kui me vaatame osaleja seisukohast, siis nii Irje kui ka Kristiina ettekanded ja ka hilisemad ettekanded räägivad sellest, et ühistu toob raha sisse. Ei ole mõtet, meil on siin ka hilisemates näidetes, eks ole, ühistulised algatused, kes on oma arvutuste toel jõudnud sinnamaani, et see ühistu ei too sisse või ei vähenda kulusid, siis seda ühistut ei ole mõtet teha. Aga ütleme siis minu kui sotsioloogi vaatenurgast ei ole vähem oluline see, et ka sotsiaalne kapital tõuseb. See tähendab, et inimeste kontaktid teiste piirkonna elanikega suurenevad, usaldustunne kasvab, mis omakorda vähendab psühholoogilisi ja sotsiaalseid riske. Me kõik teame seda, et kasvava sotsiaalse kapitaliga piirkonnad on majanduslikult ja sotsiaalselt edukamad, inimesed on vähem haiged ja vähem närvis oma tuleviku pärast. Aga riigi seisukohalt riigi seisukohalt on samuti see selline ühistegevus oluline. Sellepärast, et kui me vaatame peaaegu ükskõik millist arengukava, mis on ministeeriumides viimasel ajal tehtud, siis kõik nad mainivad ühtes mõistet, mis on üsna tükk aega olnud varjusurmas, nimelt kogukonda. Ja minu kolleegide analüüs on seda kogukonna mõistet leidnud alates siseturvalisuse arengukavast, lõpetades rahva tervise arengukavaga, kus kohas kogukond peaks kõiki neid erinevaid valdkondi arendama, soosima, tõesti müstilisi asju, eks ole. Aga mis on nendel arengukavadel ühine on see, et ega keegi eriti ei defineeri, mis asi on kogukond. Ja selleks, et me saaksime siis nagu edasi rääkida, et mis vaatenurgast me peaksime kogukonnale lähenema, näiteks energiaühistute arendamisel, siis mul on siin mõned slaidid puudu. Kahju. Siis me võime defineerida siin praegu kogukonda kui sellist ühes piirkonnas elavaid inimesi, kellel on ühine huvi ja kellel on ühine võime teha koostööd.
See tähendab, et me räägime tänapäeval kogukondadest ju väga erinevatest võtmetest. Te kõik olete mõne Facebooki kogukonna liige. Võime rääkida Eestist kui rahvuskogukonnast ja nii edasi. Aga selleks, et me saaksime energiaühistutest rääkida, siis on just selline ühine piirkond ja võime midagi koos ära teha, nagu väga fundamentaalselt olulised. Ja nüüd, kui me vaatame, et need kõik asjad on nii kenad, et miks siis ei ole Eestis energiaühistuid tekkinud, kui ilmselt siin istuv Kaul Nurm oma raamatus on kirjutanud, et 30ndatel mõõdeti Eestis ühistuid 10 000. Miks neid ei ole? Põhjused on väga lihtsad. Põhjused on nii mikro- kui makrotasandil. Mis me iseloomustab meie praegust ühiskonda, on neoliberalistlik mõtlemine, millel on omad head küljed, aga mille tagajärg on see, et me pigem näeme ühiskondlikku koostööd konkurentsi vaatenurgast, eks ole. Näiteks, kui me räägime kas või haldusjaotusest, siis me räägime tõmbekeskustest, kes kõik omavahel võistlevad üksteisega ja kasutavad mõnikord väga innovaatilisi vahendeid, näiteks tasuta transport. Kuid sellise sellise ideoloogia või riigikorralduse viisi varjuküljed on eestlastele juba ise niikuinii omane individualism, mis on veelgi kasvanud ja selle tagajärjena me võime näha erinevate uuringute alusel seda, et koostöötase, see, mida on vaja energiaühistu tegemiseks, on Eestis üldiselt üsna nõrk. Ja me võime näha seda kõikides sektorites. Nii erasektoris, avalikus sektoris kui ka tegelikult mittetulundussektoris või kolmandas sektoris, nagu seda nimetatakse. Näiteks EAS-i juhtimisvaldkonna uuring ütleb, et Eesti firmasid juhitakse ühtemoodi ükskõik kui suured nad on. Kas see on, me räägime riiklikest konsortsiumitest või väikestest mikroettevõtetest, keskastme juhte ei kaasata otsustamisse üldiselt. Samamoodi, kui me vaatame koostööd avaliku sektori ja kolmanda sektori vahel, siis me näeme, et seda tehakse ja loomulikult sellele pööratakse praegu väga palju tähelepanu. Jääkelder on üsna hiljutine nähtus, eks ole. Aga kui me Praxise uuring näitab, et kui me jagame kaasamise etappideks, alustades sellest, kui esmalt tekib plaan midagi korda saata, kuni selleni, kui see plaan on ellu viidud ja me peame mõõtma selle tulemuseni, siis me saame sellise kellukese graafiku. Alguses ei kaasa keegi, keskel juba kaasatakse ja lõpus ka enam keegi ei kaasa. Eks ole, koostööd nii-öelda nendega, kellesse puutub mingisugune näiteks poliitika, eriti alguses ja lõpus ei ole. Ja kui me vaatame kolmandat sektorit ehk mittetulundusühingut, siis me tegime kolleegidega linnalaborist just äsja uuringu Eesti kogukondadest, siis selgub, et 68% Eesti kogukondlikke organisatsioone lõpetaks päeva pealt tegutsemise, kui nende juht kaoks ära, jääks haigeks, liiguks teise kohta. Et me näeme, et see jällegi, mida see räägib? See räägib, et võime kogukondadel kaasata inimesi oma eesmärkide saavutamiseks, juhtide vahetamiseks, mis kõik nõuab koostööd, on üsna tagasihoidlik. Nii et kokkuvõttes need põhjused, miks energiaühistuid ja üldse ühistuid Eestis on vähe, on ilmselged. Nüüd selleks, et mida me siiski loodame, et need ühistud tekivad või vähemalt näeme nende suurt potentsiaali, majanduslikku potentsiaali ja nii edasi, et mida siis on vaja selle jaoks, see nüüd räägib sellest analüüsist, mida koos Irje ja teiste kolleegidega me tegime selleks, et aru saada, kes võiksid olla esimesed need organisatsioonid või piirkonnad, kus kohas energiaühistud võiksid tekkida. Selleks võtame kasutusele sotsioloogias üldiselt laialt levinud ja nüüd ka juba avalikkuses mõisted nagu sotsiaalne kapital. Ehk siis meil on vaja usaldust kas inimeste enda vahel või inimeste organisatsioonide vahel ja mingisuguseid teadmisi. Ja see tabel, siis nüüd siia oleme pannud need erinevad organisatsioonid, kes võiksid olla need, mille põhjal energiaühistud saaks kergesti moodustada. Ja analüüsi
protsessi käigus me oleme jaganud neid siis kas suurema või vähema potentsiaalidega gruppideks. Ja me näeme, et seal kohas, kus on olemas usaldus, kus on harjumus koostööks, ehk siis need samad kogukondlikud organisatsioonid, väga suure potentsiaaliga on korteriühistud, kes juba niikuinii tegutsevad selles valdkonnas, ja võrgustikud nende samade ühenduste vahel. Keskmise potentsiaaliga on ülejäänud ühistud, sellepärast et lihtsalt nende piirkond tavaliselt on väga suur. Metsaühistud tegutsevad Eestis tavaliselt üleriigiliselt ja teised grupid, kes siin on ära toodud samamoodi. Kuid siiski on näha, et mingisugused grupid on, kus tõenäolisemalt on olemas see sotsiaalne kapital, mis võimaldab koostöö tegemist. Ja nüüd, kui me räägime sellest, et mis siis tegema peab selleks, et energiaühistu tekiks, siis minu töö mentorina näitab, et üldiselt kaasamisplaan kui selline ehk koostööplaan erinevate osade vahel, nagu Irje siin või Kristiina mainis, et me peame selle energiaühistu idee müüma maha tihti üsna tagasihoidliku majandusliku kapitali või koostöökogemusega inimestele. Et selleks me peame seda tegevust planeerima, kuid selle kaasamisplaani tegemine ei ole inimestele harjumuspärane. Äriplaani ehk siis finantsplaani oskavad nüüd tänapäeval juba teha koolilapsed. Aga seda, kuidas teha koostööd ja kuidas seda planeerida, siin on näha, et mõningad algatused saavad sellega paremini hakkama ja nagu ma mainisin, selleks on vaja teadmisi ja oskusi. Lisaks sellele sotsiaalsele kapitalile me näeme, et need algatused, kes osalevad mõnes programmis, kellel on võimalus välismaa mentoritega nõu pidada, nendel tihti on seda teadmist, kuidas koostööd korraldada natukene rohkem. Ja nagu ma mainisin siin erinevaid etappe koostöö korraldamisel, siis tihtipeale me oleme harjunud mõtlema, et kaasamiseks piisab ainult sellest, kui me informeerime. Kuid tegelikult, koostöö korraldamiseni on veel üsna mitu etappi. Nii et kui seda juttu kokku võtta ja võib-olla vaadata, et mis on siis see kasu või potentsiaal energiaühistutes kogu ühiskonna jaoks, siis me oleme rääkinud siin sellest, et see on majanduslikult kasulik tegevus. Me kohaliku omavalitsuse seisukohalt see pakub konkurentsieelist, me ei pääse sellest neoliberalistlikust mõtlemisest nii lihtsalt. Kui teil on, kui siin on kohaliku omavalitsuse inimesi, siis kui teil on toimiv ühistu, siis see on argument, millega elanikke enda juurde elama kutsuda. Ja kui vaadata seda kogu ühiskonna seisukohast, siis toimiv energiaühistu, toimiv koostöö erinevate osapoolte vahel ja kogukonnas see tähendab või piirkonnas see tähendab kohalikku omavalitsust, kogukonda, ettevõtteid, neid seltse, millest siin juttu on. Kõpus on neid väga hea näide, kus koostööd tehakse siis kirikuga. Et selline tegevus võib tõsta nii meie riigivõimu kui ka kohaliku sellise juhtimise legitiimsust. Aga seda ainult juhul, kui see on toetatud. Sest et nagu me näeme, neid teadmisi ka koostöö korraldamiseks on inimestel vaja. Nii et uuringud on näidanud mujal maailmas, et kui koostegevust sunnitakse peale või kui inimestel suunatakse seda tegema andmata neile selle jaoks tuge, siis tegelikult riigi legitiimsus langeb. Mõeldakse, et aga miks ma peaksin üldse midagi tegema, kui minul riigiga seosed vähenevad sõna otseses mõttes, kui juhe seinast välja tõmmatakse, eks ole. Nii et vaadates ka seda, kuidas mujal maailmas energiaühistuid moodustatakse ja mis neid toetab, siis on näha, et sellised algatused nagu siin Arengufondis, tugigrupid, mis aitavad materiaalselt, aga ka siis teadmiste abil energiaühistute tekkimist on Eestis ka vajalikud. Nii et ma loodan, et sellised tekivad, ma olen üsna kindel, et sellised tekivad. Ma olen üsna kindel, et ma saan nendes kaasa lüüa ja teile, kes te olete huvitatud energiaühistutest, selle alast nõu anda. Nii et ma loodan, et neid, nagu kuidas öeldakse, et teid saab palju. Okei, aitäh teile! Aitäh, Peeter!